Tere tulemast tagasi Klaaslagi podcasti. Mina olen Ilona ja tänane teema. Ma olen sellest ise mõelnud, kuid on see mul kuklas muudkui käinud ja ma jõuan selle teema juurde tagasi ja uue nurga alt ja siis ma jälle analüüsin, et kuhu mina siin mahun ja mis on nagu minu nurk kogu selles ja selleks teemaks on potentsiaal. Ja kusjuures minu jaoks on see eriti huvitav teema, sest see ei ole mitte ainult viimaste kuude asi, mis on nagu üles kerkinud, vaid nii kaua, kuni ma mäletan. Sest minu jaoks, ma mäletan juba algklassidest sisuliselt, mul oli põhiline märkus, mida ma sain algklassides juba, oli nagu tark, aga laisk või nagu midagi sinna kanti alati, et nagu inimestele jäi ette see, et mul on potentsiaali ja võimekust, aga ma lihtsalt ei tee mingisuguseid asju ära. Ja sellest me täna räägimegi. Mind on alati veidikene häirinud see, kui inimesed ütlevad, et aga miks sa seda ei tee, et sa oled nii hea või et sa oskad seda, miks sa seda ei lähe tegema ja ma lihtsalt see ajab mind närvi, sest ma ei ole kunagi aru saanud sellest, et kuidas on minu oskus ja soov midagi teha omavahel alati ühendatud. Miks inimesed aru ei saa, et see, et ma millestki hea olen, ei tähenda, et ma naudin selle asja tegemist, et mulle meeldib seda asja teha või et see on mulle päriselt tähtis. Üks väga lihtne näide. Siia alustuseks enne, kui me läheme tiibimaks. Ma olen üsna hea kokk. Nagu väga, mitte nagu maailmatasemel kokk on ju. Aga minu jaoks söögi tegemine ja kokkamine ei ole kunagi olnud midagi väga rasket, midagi keerulist. Mul on, kuidas öelda, mul on väga hea intuitsioon selles osas, millised maitsed kokku lähevad, tekstuuride koha pealt ma olen üsna nagu particular, mida ma eelistan, ma kujutan ette asju väga hästi, et ma ei pea neid isegi mitte tegema, saan oma peas ette kujutada maitsed ja tekstuure, kas see teeb nagu hea kombo, pluss ma olen väga uudishimulik inimene, nii et oma vabal ajal minu suur sotsiaalmeedia nagu tarbimine on tihti asjade õppimine, mu feedid on täis. Mul on huvitav siis, kui ma õpin, kui ma saan uusi asju teada ja söögi tegemine on ka üks nendest, et mul on väga huvitav näha inimesi kokkamas või näitamas mingisuguseid põnevaid asju, mida ma varem ei teadnud ja igal juhul, see on minu jaoks väga põnev teema. Ma õpin väga kiirelt mingisugust asju, mul on seosed väga kiirelt ja ma suudan seal kombineerida ise asju väga hästi, igal juhul. Ma olen üsna hea kokk, söögi tegemine ei ole minu jaoks tehniliselt selles mõttes raske, mulle muidugi meeldib hea toit, aga viimased nagu, issand jumal, ma ei tea mitu aastat, nagu me räägime aastatest siin, aastatest ma ei ole teinud süüa ja mitte see, et ma midagi ei tee, aga mul ei ole olnud selles korteris, kus ma elan siis nüüdseks 3,5 aastat või. Kunagi olnud sellist täiskööki, mul on mingi paar köögilahendust olukorda siin, lihtsalt full korralikku kööki mul siin ei ole olnud, aga kui isegi oleks, siis väga palju see ei mõjutaks olukorda, kus lihtsalt söögi tegemine minu jaoks on liigne. See on lihtsalt liigne see, et ma seda hästi oskan ja ma tean, mida nagu teha ja see ei tule mulle nagu raskelt, see ei tähenda seda, et ma tahan seda teha, et ma naudin selle tegemist ja varasemalt ma olen mingitel perioodil väga nautinud seda, aga praegu absoluutselt mitte, see võtab minult nagu nii palju, see lihtsalt, see frustreerib mind, see mingi toidu planeerimine, mõtlemine, üldse nagu söögikorda.
toit on minu jaoks tüütu. Toit on minu jaoks suure osa ajast väga-väga tüütu ja need toidud, mida ma siin teen ja söön, on noh, I am the queen of girl dinner sisuliselt ja kui ma pean rohkem kui nagu ühte asja päriselt küpsetama või soojendama, siis that's nagu ei. See on liiga palju, see on liiga palju. Ehk siis kuigi ma oskan väga-väga hästi asju teha ja ma võiks nagu iga päev kokata metsikult, siis ma ei tee seda, sest ma ei naudi seda hetkel absoluutselt ja ma ei kavatse sundida ennast tegema midagi, mida ma tegelikult ei naudi, puhtalt sellepärast, et ma oskan ja ma saan, et mul on nagu võimalus seda teha või? Ei. See on selline pehmem versioon siis sellest potentsiaalist ja oskustest ja sissejuhatuseks, mis noh, minu jaoks võtab, või noh, aitab inimestel alati edasi veidikene anda seda teemat, aga kui minna nüüd tegelikult päris asja juurde, siis mina olen iseenda jaoks potentsiaali või nagu potentsiaali tüübid jaotunud 4 kategooriasse hetkel lihtsalt. Ehk siis kui ma küsin enda jaoks, et noh, et või inimesed räägivad, et sul on nii palju potentsiaali või miks sa ei tee või kuidas sa ei tee või mis sa oma ajaga teed või kus sa oled või nagu kõik need annoying küsimused, on ju. Potentsiaali ja potentsiaali 4 lahtrit tüüpi, whatever you want here, on ju, on minu jaoks aeg, ootused, oskused ja aju. See ajapotentsiaal on eriti vist aeg ja ootused, ma arvan, on need 2, mis on nagu ühiskondlikult kõige märgatavamad nagu teiste inimeste poolt, on ju. Ja need, mida kommenteeritakse arvatavasti kõige rohkem. Et alustades siis ajast, ma ei ole siis 2,5 aastat või? Jah. 2,5 aastat, issand jumal. 2022, 3, 4, ei. Appi, saad aru, mul on lihtsalt, mu aja arvamine on nii sassis. Ma ei ole 3,5 aastat käinud tööl või? Issand jumal, ja mul on 4,5 aastat see korter olnud. Vot, there you go. Kohutav. Igal juhul, ajast rääkides siis see 3,5 aastat tagasi, kui ma tulin enda täiskohaga töölt ära, kui ma tegin enda läbipõlemisaasta, tööl ei käinud, midagi ei teinud, puhkasin, kogu energia ja raha läks ainult tervisele, siis peale seda ma ei ole veel töötanud mitte ühtegi sellised täismahus töötundidega kuud. Mingid nädalaid siin-seal ja okei, üksikud päriselt selle 3,5 aasta peale, aga ma tõesti ei ole töötanud täismahus, see oli minu ka eesmärk algusest peale, siis kui ma uuesti tööle hakkasin peale läbipõlemist, et eesmärk on mitte läbi põleda ja üheks selleks viisiks on see, et ma lihtsalt füüsiliselt ei tööta nii palju, on ju. Aga see aja potentsiaal, ehk siis mina täna, kes ma olen siin, mul ei ole lapsi näiteks, on ju, mul ei ole mingisugust ülalpeetavaid kohustusi ja asju, mul ei ole suurt maja, suurt hoovi, nagu mitte midagi sellist, mis võtaks tohutult minu aega veel lisaks ka. Ja inimestel ei mahu pähe, et miks ma nii vähe tööd teen. Lihtsalt inimestele, ka see nädal oli juhus lihtsalt, kus keegi küsiski, aga mida sa siis teed? Ja mitte üldse halvaga, osad inimesed küsivad halvaga, aga mingitel inimestel lihtsalt, et ma ka saan seda küsimust nii palju, et mida sa siis oma ajaga teed või miks või kuidagi see tõmbab nii errorisse,
et ma ei kasuta enda seda vaba aja potentsiaali ära ja noh, enamuse inimeste mõisteks tööks ja karjääriks, ettevõtluseks, raha teenimiseks, mis iganes asjaks veel. Et see, et ma kasutan seda vaba aega ära puhkamiseks, õppimiseks, enda harimiseks, enda heaolu jaoks, oma sõprade jaoks ja suhete jaoks ja network'iks ja nagu need on pehmed asjad. Kedagi ei koti see. Sest noh, mul on ju need tunnid, miks ma ei pane neid oma karjääri ehitamisse, miks ma ei pane neid enda ettevõtlusse, miks ma ei pane neid oma raha teenimisse, on ju. Miks ma tilulilutan ringi, kui mul on see võimalus. Ja see aja potentsiaal, ma tunnen, et see on see kõige šokeeriv, sest ma saan aru, et enamus inimesi päeva pealt ei saa neid töötunde või noh, neid tunde siis, mis mul on nii-öelda vabaks ja mina ka ei saanud nüüd päeva pealt või noh, ühel päeval ma olin tööl ja teisel päeval ma enam tööl ei olnud selles mõttes, aga see valmisolek, mis mul seal taga oli, et üldse selleni liikuda, pluss järgmine see strateegia ja asja ehitamine selleks, et hoida seda ajalist vabadust, on ka olnud töö ja see on töö, mida jällegi väga paljud inimesed ei ole nõus ise tegema. Mina olin nõus tegema, sest ma teadsin, miks ma seda tahan. Paljudel tegelikult see on rohkem tehtav, kui nad arvavad, aga seesamane hirm, et aga mida siis selle ajaga teed, et kõik räägivad, et aega ei ole piisavalt ja aega ei ole piisavalt ja nagu tunde on liiga vähe ja siis samal ajal küsivad kelleltki, on ju, et aga mis sa nende vabatundide teed, no ma ei tea, otsustage ära, on ju. Et kas teil on tunde juurde vaja või teil on nagu mure, et ei suuda oma neid tunde ära täita. Minu jaoks aja potentsiaali kasutamine täna absoluutselt ei hõõru, sest mul on päriselt hea olla ja need päevad või nädalad, kus see tempo on nagu suur minu jaoks, mida ma tõesti mõtlen, väga harva juhtub ikkagi, siis mu aju viib mind tagasi, mu keha viib mind tagasi sellesse punkti, kus ma olin stressis ja läbi põlenud ja ratta peal ja see reaktsioon mul nagu, see mõte lihtsalt, mul läheb jälle süda pahaks, on ju, selle mõtte peale ning ma ei taha seda absoluutselt kogeda. Ehk siis mind enam see aja kasutamise potentsiaal selles mõttes ei häiri. Teisi häirib, mind isiklikult mitte. Ja see viib ka sinna ootuste potentsiaalini, ehk siis ühiskondlikud ootused, kuidas sa peaksid enda potentsiaali ära kasutama. Veidikene nagu see näide, et kui ma olen väga hea kokk ja ma oskan ja mul on aega, on ju, siis miks ma ei tee endale mingisuguseid peeneid toite või asju või meal prep'i või nagu, et miks ma seda teen, mis mõttes, et mul ei ole ühtegi takistust. Või siis ühiskondlikud ootused potentsiaali mõistes, et kui ma no näiteks mõtlen, mis mul isiklikult veel selle ootustega midagi konkreetsemat tuleb, mida inimesed arvavad, et mida ma peaksin tegema. Või noh, ettevõtluses on väga palju asju, mida teised inimesed arvavad, mida ma peaksin tegema, kui ma seda oskan, miks ma seda rohkem ei tee või miks ma seda nii ei tee, või et see asi tuli mul hästi välja, et miks ma seda ei korda. Sellised asju on tegelikult palju, mida ma oma rahaga teen, absoluutselt. Ma ei oskan seda, miks ma siis nagu, täna on pühapäeva hommik või noh, hommik minu meelest kell 11 on ja ma rändin siin üksi ühiskondlikest ootustest minu pihta. Rääkimata jah, siis ootused, et ma olen naine ja miks ma lapsi ei saa, on ju, mul potentsiaali on. Mul on väga hea potentsiaal saada väga heaks emaks. Ma ütlen seda väga suure enesekindlusega siin siiralt, olles olnud nii kaua noorsootöös ja vanemlapsperes ja igasugused muid põnevaid asju, siis mul on väga hea potentsiaal saada väga heaks emaks
aga ma ei kavatse seda potentsiaali niimoodi ära kasutada, nagu inimesed tahavad. Ehk siis nende ootus, minu oskused, kõik on ühiskondlikult ju võiks ja peaks, ei pea, absoluutselt ei pea, aga teiste arvates on ju. See, et mina seda ei taha teha, jällegi minu asi on jääda kindlaks ja ma ei, isegi mitte keegi, mina ka ei pea sind selgitama, miks on ju, või mingeid asju teeme või noh, siin selles jutus pigem isegi ei tee, on ju. Aga märgata seda, et kas sa lähed ja teed mingisuguseid asju sellepärast, et kuskil on ühiskondlik ootus või perekondlik ootus või tööalane ootus ja sul ju tegelikult sa tegelikult ju saaksid sellega hakkama, tegelikult sul ju aega ja võimekust ja teadmisi ja oskusi on ju. Et kas sa teed seda sellepärast lihtsalt, et seal taga on see ootus või siis sellepärast, et sa päriselt tahad seda teha. Siit edasi läheb minu jaoks põnevamaks. Et kui need 2 esimest on sellised, millest ma olen ise väga palju välja murdnud ja mis tegelikult ei ole absoluutselt minu asi, mind ei huvita, kuidas ma teiste arvates oma aega ja või neid ootusi ja aega siis ära kasutan, kui mul on igasugust potentsiaali teiste arvates on ju. Aga vahel ka enda arvates on ju, kas see minu arvamus, et aga mul on nii palju tunde ja peaks ju midagi kasulikku tegema, siis see ei ole minu arvamus, vaid see on mingisugune ebakindlus, mis taga lihtsalt närib, lihtsalt tuletades siia meelde, kes sa kuulad. Et see, et mingid mõtted on sinu peas, tähendab, need on alati ka sinu mõtted. Nagu ma ütlesin, siis minu jaoks huvitavamaks läheb, kui me räägime oskustest ja siis veel ajust. Aju on eriti lahe, aju on mu lemmik. Oskuste koha pealt oma potentsiaali ärakasutamine on juba minu jaoks nagu veidikene parem, ehk siis ma keskendun sellele, millised oskused, teadmised mul endal on, milliseid neist või kuhu ma saaksin nende oskustega minna, kuidas ma saaksin neid arendada, mida need saaksid mulle pakkuda, see on minu jaoks juba põnevam ja isiklikult palju suurema väärtusega kui ootuste koha pealt, on ju. Aga et me laseme need ootused lahti ja me keskendume ainult oskustele ja see on see, mida ma olen elus üsna palju ka teinud, ehk siis läinud seda rada, mis on mu oskused ja huvid kohati, kus mul tunnen, et mul oleks potentsiaali ja need asjad tihti on käinud vastu ühiskondlikele või perekondlikele ootustele selles mõttes, et inimesed ei ole aru saanud, et aga miks ma sellise valiku tegin, aga mul endal lihtsalt, kas või see, et ma läksin mingi jumastajaks õppima. Mul oli mingisugused eeldused seal all selle jaoks, mul oli põnev, mul oli huvitav, ma nägin sellest potentsiaali, ma olin üsna kaua selles karjääris. Ei ole, nagu jumestajaks olemine ei ole eriti, nagu inimesed ei vaata seda üldiselt väga mingigi pilgu ka. Et et okei, sul on mingisugune oskus, mingisugune veits kunstiala või see on nagu so, et inimesed ei vaata seda päris nagu kunstina kui selliselt, et sa oled päris kunstnik nagu vau, on ju. Inimesed ei vaata seda ka päris tööna või vajadusena või väga vajaliku oskusena, sest otseselt see on puhas luksusteenus. Ehk siis see töö oli tundub nagu glamuurne, selles mõttes mitte glamuurne, ühiskonna positsiooni mõttes ei olnud see väga midagi. Ja ma ei ütle seda, et jumestöö ei ole midagi, ma olen seda 7 aastat ma tegin seda, on ju, ma tean tegelikult seda väärtust ja kõike taga, aga lihtsalt ühiskondlike ootuste mõttes see ei olnud midagi, mida inimesed nagu tahtsid või ootasid või nagu, mis tekitas nendes väga palju segadust. Minu jaoks see oli puhtalt enda oskuste katsetamine ja seal ise selle potentsiaali nägemine ja see huvi, et kuhu see viia saab ja see oli minu jaoks nagu päriselt ennast teostav, huvitav,
Aga mis probleem sinna vahele tekkis, oli seesamane paralleelselt selle aja jah, ma arvan, aja nagu mm, kuidas öelda, noh, ma ei osanud enda aega jah, lihtsalt prioritiseerida, väga ei olnud väga raske asi, mida kokku võtta, on ju. Ma ei osanud oma aega seal hästi prioritiseerida ja see viskas kogu selle asja lõpuks errorisse, pluss oli palju muid asju ka, on ju, aga see potentsiaal minu ajal ja sellel oskustel tegelikult lõpuks ei läinud nagu selles mõttes kokku, et ma ei oleks saanud neid oskusi edasi arendada selle ajaraamiga, mis mulle tegelikult endale hea näiteks ka on. Need kaks asja lihtsalt rebisid selle karjääri pooleks, pluss sealt olid mingid teised huvitavad asjad ka, on ju, aga ja mul on hea meel, et teised asjad tulid juurde, sest tõesti mul oleks väga raske olnud imestaja karjääris elada seda elu, mida ma täna elan, mida ma naudin kordades tegelikult rohkem, et kui ma oleks jäänud kinni sellesse oskuse potentsiaali seal omakorda, siis mu elu ei oleks nii hea, kui see on täna. Ehk jõuame siit järgmise punktini, ka see oskuse potentsiaali ärakasutamine ei olnud ikkagi päris see, mis minu jaoks nagu tegelikult õige oli või mida nagu järgida, kui ma tahan järgida just potentsiaali. Ja selle viimaseni olen ma jõudnud nüüd, või noh, viimased aastad on kerinud sinnani, aga ma arvan, et ma hakkasin märkama ise ja suutsin sõnastada seda tõesti siin viimaste kuude jooksul, et see potentsiaal, millele ma tahan panustada, millele ma tahan nagu keskenduda, on minu aju. Ja see võib nagu tunduda sarnane oskustele kohati, aga ma arvan, et inimesed, kes ei ole kroonilises stressis, inimesed, kellel on oma elus ruumi ja aega ja reguleeritud närvisüsteemid ja või kes on läbipõlemisest tulnud päriselt läbi ja näinud seda vahe, teavad, millest ma räägin, teavad seda tunnet, millest ma räägin, sest ta on väga raske selles mõttes kirjeldada. Aga ma üritan. Kuidas ma selle aju potentsiaalini siis jõuan ja mida ma selle all siis täpsemalt mõtlen. Peale seda, kui ma töölt ära tulin oma läbipõlemisega, siis minu esimene eesmärk oli 10 nädalat teha mitte midagi. Et ma ei hakka mitte tuleviku peale mõtlema ja mul on selline hea oskus päriselt asju välja lülitada, et ma ei mõtlegi ja ma ei tegelegi nendega, kui vaja ei ole ja see ei ole nagu vaiba alla lükkamine, vaid lihtsalt mul ongi, et mul tuleb mõte ja kui mul tuleb mõte sellest teemast, mul on nagu, et see on okei, me tegeleme sellega hiljem, nagu let it go, on ju. Aga esimesed 10 nädalat oli minu esialgne plaan, et ma võtan selle aja, taastun, vaatan, mis saab ja siis hakkan plaane tegema. Mis aga juhtus, oli see, et selle 10 nädala pealt, mis tegelikult päriselt see üsna täpselt tuligi seal mingisugusene 9–11 nädalat seal vahemikus mu aju seal hakkas ruum tekkima. Ja ma ei tea, kas mul elus oli varasemalt sellist tunnet üldse olnudki. Kuidagi moodi mu mõtlemine läks kiiremaks, see läks selgemaks, hakkas nagu, see oli nagu sujuv. Ma ütlen väga raske kirjeldada, aga see ruum, mis mu ajus tekkis selle pealt, et ma ei olnud enam stressiseisundis, aju ei käinud ringi mingitel kriitilistel asjadel, päriselt ma ei ole tagasi kukkunud sellesse halba seisu, ma olen suutnud oma aju suures osas hoida väga
stressivabas seisus, mis tähendabki seda, et mul on ajus väga palju ruumi, mu ajul on võimekust mõelda väga paljudele asjadele, luua seoseid, võtta vastu uut infot, seedida seda, protsessida seda hästi rahulikult nagu taustal kogu aeg ja kui jällegi, kes on tundnud, siis see teab, kes tundnud, seda ei ole, siis ma loodan, et te veidikenegi mõistate. See tähendab seal väljundiks on siis see, et ma ei pea probleemi lahendustele näiteks mõtlema. Minu jaoks käib tänasel päeval mingisuguse olukorra või probleemi lahendamine sisuliselt niimoodi, ma ei räägi siin, et et mingi kriis ja nüüd kohe sellel sekundil on vaja lahendust, vaid enamus asjadel meil ei ole sellel sekundil kohe vaja lahendust nagunii, aga et kui mul on mingisugune olukord, mingisugune probleem, mingisugune mure, mingi asi, ma viskan selle asja endale õhku, aiu nii-öelda, ja ma liigun oma eluga edasi. Ja see aju päriselt, minu aju päriselt teeb seda tööd, mis tal vaja teha on, ehk siis ma ei pea suruma, istuma maha, mõtlema asjadest, stressama, vaid kuskil taustal, samal kui mina mõtlen mingisuguseid teisi asju, lihtsalt jooksevad asjad kokku, on ju, need ühendused tekivad rahulikult, ühel tuleb üks taipamine, teine taipamine, kolmas taipamine ja siis on lahendus, on ju. Ja see on väga tore, ma ei pea muretsema, ma ei pea stressis analüüsima, paanitsema, minu ajus või nagu elus on väga-väga vähe sellist mingisugust paanikat või asja, sest ma olen lahti lasknud sellest, et kohe nüüd peab kõike teadma, ei pea, mina pean andma ainult oma ajule selle keskkonna ja oleku, kus ta saab rahulikult asju lahendada. Ja see on nii põnev, see minu jaoks nii põnev teema, kuidas päriselt puhanud, heas seisus aju töötab. Ja nüüd viimasel kuudel, kui ma olen suutnud see sõnastada, et see potentsiaal, kuhu poole ma olen liikunud muudkui ja mis on minu jaoks prioriteet, ongi see aju nagu potentsiaal, et kuidas ma saan luua sellise keskkonna ja oleku endas, et minu aju ise töötab päriselt nagu maksimumi peal. See on sisuliselt ainukene asi, mis ma tahan, millele ma tahan keskenduda, et mis töötaks selle maksimumi peal ja oma täies potentsiaalis. Minu jaoks on see ainus asi, kus ma kasutan oma täit potentsiaali ära. Ja aju puhul ju me teame tegelikult, seal ei ole selles mõttes nagu tegelikult piiri, et et nüüd on sinu aju võimekus, kõik punkt siit edasi ei lähe ja see teeb selle asja veel põnevamaks, et seda 100% kunagi ei olegi, aga iga päev, et sellel hetkel, mis on selle aju 100% või selles olukorras, mis on selle aju 100%, tegelikult ma ei pea iga päev, on ju, seda praktiseerima, vaid kohtades, kus see päriselt tähtis on. Ehk siis mina lasen väga hea meelega lahti sellest oma ajapotentsiaalist, sellepärast just, et puhanud mina, reguleeritud mina, nagu vaimselt, füüsiliselt terve mina loob keskkonna selleks, et mu aju saaks täispotentsiaalil töötada. Ja igal hetkel siin minu parimas vormis aju teeb 10 kordi parema tulemuse väga lühikese ajaga versus stressis läbi põlenud pingeline mina, kes paanikas kasutab kordas rohkem aega ja saab siis tegelikult halvema tulemuse. Minu jaoks, kui need on need 2 valikut, siis on loogiline ju see, et ma panen kõik selle alla, et mu aju oleks päriselt tippvormis ja
olukorrad, lahendused tulevad lihtsamalt, ideed tulevad lihtsam, kogu loominguline osa minu jaoks lahti, kõik seosed, asjad, nagu kõik see tuleb nii palju lihtsamalt, kõik tuleb põnevamalt, mul on nagu huvitav, see nagu liitintress, see kogub ja kogub ja kogub ja kogub ja kogub. Ja kohe, kui me võtame selle või panen pinge ette ajale, et peaks oma tunde rohkem kasutama, siis ma lihtsalt söön enda ajuressurssi sisuliselt sellega ära. Nii et see on minu see ajapotentsiaalist lahti laskmine aju osa pealt ja sama läheb ka tegelikult nende samade ühiskondlike teiste ootuste, oma oskuste, et kui ma keskendun liigselt neile, siis ma hakkan võtma ära oma ajult seda. Ma loon halvema olukorra endale, halvema keskkonna endale, oma ajule ja see kohe tähendab, et ma tegelikult saan elus halvemat tulemus, halvemat väljundi. Ma ei jõua nii heasse kohta, kui ma jõuaksin, kui ma ainult keskendun sellele, kuidas oma aju potentsiaali ära kasutada. Minu jaoks on see ülipõnev teema. Ma ei tea, kui see kõlas nagu mingi hull pikk jäpp ja ma tean, et mul läks nagu kaua, et selle pointini siin jõuda, aga ma loodan, et sa kuulasid seda ja sul oli huvitav selle koha pealt ja ma arvan, et ma tahaks väga kellegiga arutada seda ajupotentsiaali kasutamist. Nii et kui keegi tunneb ennast ära siin, kes mõtleb sarnaselt selle koha pealt või käis mingisugune klikk selle koha pealt ära, siis let me know. Mul oleks väga huvitav kellegiga siin podcastis sellest ajupotentsiaalist veel rääkida. Aga ma loodan tõesti, et sul oli huvitav kuulata minu tänast jäppi potentsiaali osas ja kui sul on mõtteid, siis palun jaga neid minuga, sest nagu ma ütlesin, mul on huvitav, mul on põnev ja need on teemad, millest ma alati tahan arutleda. Järgmise korrani, tšau!